Tere, minu nimi on Mari-Liis Lill ja siin minuga täna üle laua istub lastepsühhiaater Anne Kleinberg. Tere! Tere! Ja me kohtume täna sellises huvitavas rubriigis, mille nimi on Vaimujutud. Ja kui kellelgi nüüd tekkis ootus, et me hakkame hästi palju Annega tondi jutte rääkima, siis päris nii see ei ole. Me täna käsitleme vaimu natukene teises tähenduses, siis selles võib-olla vastanduses, et meil on keha ja meil on vaim ja mõlema eest tuleb hoolitseda. Aga räägime siis täna, kuna sa ise oled lastepsühhiaater, eelkõige laste ja noorte vaimsest tervisest. Ja sellest mulle tundub, me räägime täna ühiskondlikul tasandil päris palju, mis on väga hea, aga need uudised sellelt rindelt ei ole väga head tegelikult. Me kuuleme igapäevaselt, et asi on halb, et järjekorrad on pikad ja kui me teeme ka uuringuid, siis me tegelikult saame aru, et iga aastaga läheb olukord hullemaks. Meil on tüdrukute hulgas iga 3., kes on tundnud viimase nädala jooksul, et on väga-väga kurb või masendunud, poiste hulgas vist iga 5. Meil on ligi veerand noori, kes on aasta jooksul mõelnud enesetapust. Need on ju tegelikult väga murettekitavad arvud. Kuidas sulle tundub, kas see, et seda on iga aastaga järjest rohkem, tuleb sellest, et me elame nii ärevatel aegadel või me diagnoosime seda kõike lihtsalt rohkem, me märkame rohkem või tõesti meil ongi tegemist sellise vaimse tervise pandeemiaga? No ma kindlasti väldiks seda pandeemia mõtet, et inimesed on lihtsalt nii nõudlikuks muutunud oma elukeskkonna ja vajaduste rahuldamise suhtes ja muidugi me diagnoosime rohkem, muidugi me märkame rohkem ja see on nagu iseenesest ju hea, see ongi see, et me oleme arenenud edasi, me märkame, räägime sellest, millest võib-olla aastakümneid tagasi üldse ei räägitud, aga noortel ongi keeruline, et see, mida me neile täiskasvanutena ühiskonnas pakume, neil on veel piinlik, kui meie teeme tobedaid asju või kui on ühiskonnas valupunktid, siis nemad reageerivad sellele oma elukogemuse pinnalt ja neil ei ole veel paksu nahka ja neil ei ole veel võib-olla süda läinud väga, väga kalgiks ja nad võtavadki maru tõsiselt seda, mis maailmas on viltu, et see on väga palju see, mis noori mõjutab. Ehk et kui me tahame, et neil oleks parem, siis me peame väga palju näitama oma eeskujuga, kuidas elada väärikalt ja tasakaalukamalt ja ühtlasi ka mõtlema nagu iga päev, et kuidas see elukeskkond, millest ju noortel on väga palju ikkagi sotsiaalmeedia elukeskkonnaks, et kuidas see oleks nagu tasakaalukas ja rahulikke sõnumeid täis. Et ja noh, mis on paraku ka tõsiasi, et kõik räägivad vaimsest tervisest ja väga paljud on ka aru saanud, et seda saab ka ära kasutada millegi võimendamiseks ja mõnikord see kriisi sõna kasutamine läheb nagu liiale. Sellepärast, et väga paljud noored on väga tasakaalukad ja väga toetavad ka nendele teistele noortele, kellel on elus keeruline. Nii et siin ei ole ainult kõik on halb ja maailm on täiesti hädaorg. Mingis mõttes, kui me vaatame kuidas me oleme elanud siin Eesti Vabariigis varem, siis võib ju öelda, et me ei ole tegelikult kunagi nii hästi elanud. Elatustaseme mõttes, turvalisuse mõttes, väga mitmes mõttes. Aga see, mis sa välja tõid, et keskkond tegelikult mõjutab ja tuli ka mängu teema sotsiaalmeedia, kuidas me saaksime noori toetada selles paremini? Kas lahendus on piirangutes, keeldudes selles, et mitte kunagi enam ühtegi sotsiaalmeedia rakendust noor ei ava või me ei saa ju sotsiaalmeediat korda teha selles mõttes teda kuidagi ise rahulikumaks muuta? No, sotsiaalmeedia peegeldab meid terve ühiskonnana ja mida me saame teha on nagu mõelda igaüks iseenda vaatepunktist, et kas mina pean maailma sellist nagu ängi ja rahutust oma mingi välja magamata öö või lahendamata enda probleemide tõttu nagu laiendama, et alati tuleb mõelda, et miks ma niimoodi maailmale kõlan, et ma võiksin kaaluda, et kuidas ma olen tasakaalukam, et mitte maailmale veel rahutamaks ajada, eriti kui mõelda, et lapsed näevad seda kõike. Nad ei peaks kogema nii palju täiskasvanute enda läbikukkumist või juhuslikke pingeid, mida niimoodi mööda minnes muretult leevendatakse ilma, et mõtled, et kas sellest nüüd väga palju tolku oli. Aga kui tulla selle juurde, et kas panna piirangud, no muidugi mitte, esiteks juba ainuüksi sellepärast, et noored inimesed teevad kindlasti kõike seda, mis on keelatud palju parema meelega, nii et see juba ainuüksi sellepärast ei tööta. Aga sellise nutihügieeni või sotsiaalmeedia kasutamise tarkuse juures on ikkagi oluline, et
et me nendega koos kasvame selles ruumis, me aitame neil mõtestada neid kogemusi, et me ei jäta neid üksinda või ka näiteks need olukorrad, kui nad on, mis on normaalne noorel, et ta ei jagagi kõike vanemaga, aga ta on sattunud mingi ilge jama otsa, aga ta ei julge oma emale-isale rääkida seda, sellepärast ta ei julge abi küsida, sest et ta tegeleb mingi hullult keelatud asjaga, ehk et see pinnas peab olema selline, et ta tahab sinuga ka seda jagada, mis on tal seal kogemused ja siis ta saab arutada ka neid küsitava väärtusega teemasi ikkagi usaldusväärse täiskasvanuga, mitte ei lase ennast kallutada mingite väga äärmuslike mõtete meelevalda, et see on ikkagi see, kuidas vanem, kuidas sihuke väärikas täiskasvanu, näiteks õpetaja hoiab oma õpilase või lapsega kontakti ja kuidas ta on ka selles kogemuses tal kõrval, ei võta talt ära oma mõtlemise õigust või ei ütle, et mida sa tohid või mida sa ei tohi, aga aitab tal mõtestada seda nii, et inimene kasvab ka sellest kogemusest rahulikult läbi. Kuidas hoida seda kontakti lapsevanemana, õpetajana, et minu laps julgeks tulla mulle rääkima? No sa pead teda austama, sa pead teda arenema inimesena austama, et sa pead uskuma sellesse, et ta on võimeline ise oma väljakutseid lahendama, et sa ei pea uskuma, et ta niikuinii ei saa midagi hakkama, ma pean kõik valutalt ära võtma, puhverdama tema elu, ehk et siis sa ei anna talle võimalust õppida ega areneda, ehk et kui sa tahad, et su laps areneb, siis sa oled usaldavana ta kõrval, aitad tal oma kogemusi modelleerida, et ampsud oleksid parajad, aga mitte sellised, et ta ei kogeks üldse frustratsiooni. Et kui inimene ei koge mingit pingutust, ebameeldivust, siis ta ei saa eluks väljaõpet. Kui sa oled sellise mõnusa, austava partnerina, kes on ka aus oma eksimuste suhtes, mitte selline variserlik, demagoogiline loosungid, õõnsaid loosungeid lehvitav, siis ta tegelikult tahabki suga asju jagada ja rääkida. Ja mis selle alus on nagu see, et inimene vajab teist inimest omale toetuseks ja asjade ja tunnete üle läbimõtlemiseks, nii et see on nagu väga normaalne olla oma lapse kõrval sellisena. Et aktsepteerida ka enda vigu ja vabandada nende eest. Absoluutselt, et laps õpib tegelikult läbi eeskujude. Ja kui sa annad talle sellise eheda eeskuju, elad kirglikult oma elu, aga samamoodi ka räägid oma eksimustest, siis ta saabki sellise nagu maatriksi, mille järgi elada, sest et kui ta võtab sinult kuvandi, et sa oled täiesti täiuslik, siis see vaene laps sul noorena ja ilmselt ka täiskasvanuna kukub pidevalt perfektsionismi lõksu ja kukub vahetevahel väga valusalt ja kõrgelt ja üldse ei saa mõnusalt elada, vaid kogu aeg midagi saavutab, sooritab ja siis teise otsaga ravib närve, sellepärast et kogu aeg on stress nagu laes. Ja me ju tegelikult elame ühiskonnas, kus sooritus on oluline, kus kuhugi jõudmine on oluline, meil endiselt on koolid, mida nimetatakse eliitkoolideks ja need teised, mis siis võib-olla ei ole nii eliit. Kuidas sa sellele vaatad, kuidas see mõjub noore vaimsele tervisele? No kui sa pead nagu kellegi teise järgi ennast esiteks sättima ja mingi umbmäärase eliidi poole sihtima, siis sa tegelikult ei kasuta oma võimeid, vaid sa elad mingi teise inimese elu, mis üldse ei pruugi sulle olla vajalik. Oluline muidugi, et inimene ennast teostab, absoluutselt kõik peavadki pürgima eneseteostusele ja kõrgematele eesmärkidele, aga igaüks peaks tegema seda nagu oma enda sünnipärase andekuse pinnalt, mitte kellegi teise kopeerimise läbi. Kui sa mingisugust umbmäärast edukat keskmist kopeerid, siis see ei ole sinu elu üleüldsegi, seda võidujooks ei ole mõtet ette võtta, mis ei tähenda seda, et sa ei võiks olla unikaalse ja iseendana edukas. Et see võiks olla see, mida me oma lastele eluks kaasa pakime, mitte kellegi teise järgi rivistumist. Mis iseenesest ongi kummaline, et eestlased, kes on ühtepidi nii individualistlikud ja iseteadlikud, et mina tean ise, kuidas ma elan, et miks nad siis nii hullumööra vaatavad, et kuidas kellegi teise järgi ennast sättida. Nagu enda elu elades ei peaks perfektsionistlikult kummalisel moel kellegi teise suurtes või kummalistes saabastes hüplema. Kas sa arvad, et see võiks aidata, kui jälle üks selline suurem teema, aga räägitakse koolikatsete kaotamisest, ehk siis, et meil oleks kõik koolid, mis on ühetaolised ja et me ei selekteeriks juba varajases nooruses lapsi kuidagi selle järgi, et ühed on nii-öelda paremas koolis. Kas see võiks aidata kuidagi vaimse tervise pingete leevendamisele kaasa? No kindlasti ainuüksi poiste ja tüdrukute areng on nii palju erineva tempoga ja erinevaid radu käiv,
poisid jäävad kannatajaks selles kindlasti, nad ei ole algklasside katsete eel sellised sotsiaalsed üliküpsed ja väga vapralt kohe täislausetega vastavad, nende kasvamine läheb teist rada mööda ja poiste küpsus tuleb hiljem, et me kaotame väga palju tarkasi mehi selle läbi. Ja tervikuna me ignoreerimegi inimeste selliseid loomulikke arengukõveraid, nii et põhikoolis ei tohiks lastel olla katseid ja nad peaksid saama. Olulisem on see, et neil on kõikidel õpetajad piisav tähelepanu, et nad ei õpiks suurtes klassides, vaid et saaksid oma individuaalseid võimeid rahulikult välja arendada ja oma rada kõndida. Üks hästi suur teema mulle tundub selle vaimse tervisega seoses on ärevus. Kui me räägime noortest ja vaimsest tervisest, siis võib-olla see esimene asi, mida nad ise kirjeldavad, mida nad üldse oskavad nimetada, on ärevus. Kuidas sa sellele vaatad? Kas see tuleb sellest, millist eeskuju meie neile täiskasvanutena anname, millise maailmal me oleme neile loonud, või see on ka kuidagi, et järel tulev põlvkond ongi tundlikum kui eelmised? Ärevus on kindlasti ka geneetiline, aga väga palju keskkonnast, suuremalt jaol siiski keskkonnast determineeritud. Ja see viis, kuidas vanem ise mõtleb maailmast, kuidas tema elu käsitleb, selle ta pärandab väga palju oma lapsele. Nii et isegi kui meil on sünnipäraselt tundlikum ja ärevam laps, siis on teda võimalik kasvatada väga palju tasakaalukamaks. Ja tõesti selline nagu kõikide suundade peal valves olemine, see jääb praegu kõik ärevaks, sest infovood on väga suured ja siis tekib väga palju sellist ärevust juurde. Me ei suuda kõike seda läbi sünteesida ja oma tasakaalupunkti iga päeva õhtuks või iga nädala jooksul nagu tasakaalu saada. Et me keskkonnast tuleb väga palju ärevust juurde ja enamike või väga paljude meie tasakaaluaparaadid lihtsalt ei tööta nii hästi, et me selle kõigega toime tuleks. Et me peaks väga targalt piirama seda, et millised infovoogusi me loeme, jälgime ja kuidas me näiteks oma keha eest hoolitseme. Ehk et kui me ikkagi reaalselt ei maga ega ei söö, vaid kogu aeg oleme valvel mingite asjade ennetamiseks või äralahendamiseks, siis me tegelikult oleme nii väsinud, et me ei ole eriti efektiivsed. Nii et see eestlaste selline kalduvus nagu perfektsionistlikult kõiki palle püüda igas suunas rabeleda enese vajaduste arvelt, see maksab hullult kätte ja võt seda me ei tohiks ka oma lastele pärandada, sest nemad on mingis vanuses kindlasti ärevamad kui meie, sest nad ei tea veel maailmast nii palju. Neile tunduvad väga paljud asjad muret tekitavad ja meie asi on seda mitte võimendada. Kas võib-olla siis ärevus on üks see koht, et kui muidu tuleb olla lapsevanem kõigi oma vigadega ja mitte peita seda, kui ma olen vahel väga kurb ja öeldagi see välja, et kurbus on täitsa normaalne tunne, et kas ärevus on võib-olla siis see koht, et kui ma olen ise lapsevanemana väga ärev, siis võib-olla seda ei ole igal hetkel kuidagi kasulik lapsele välja näidata. Ta niikuinii saab aru sellest, lapsed näevad meid väga hästi, isegi kui me ei räägi neile kõiki asju, et pigem võib siis lapsele ja ise võiks õppida ka, et okei, ma praegu kardan seda või et see tekib mulle muret, et kuidas ma sellest räägin, aga sinna kõrval alati, et kuidas ma seda nagu lahendan või tasakaalustan, et esiteks ärevus möödub, kõik tunded mööduvad. Ja teine, et mida ma saan reaalselt teha ja see ei ole mingisugune maailmarevolutsioon, mida ma pean selleks tegema, vaid mida mina igapäevaselt selleks saan teha ja teengi koos sinuga, et me selle ärevuse kätte ära ei upuks. Ja see on lapsele vajalik õppus. Ja kui sa tõesti tunned, et sa ei suuda oma ärevust kontrollida ja sa igast august välja vupsab, siis sa võid ka ikkagi professionaaliga selle koha pealt nõu pidada, et kuidas seda saada tasakaalu. Ja eks see vist on ka tõsi, nagu öeldakse, et me oleme kõik neurootikute järele tulijad, et täitsa ilma ärevuseta ka ei saa, et see on üks ellujäämise viise. Absoluutselt, inimesed saaksid hukka, kui meil ei oleks ärevust ja ma seda nüüd, et me kõik oleme neurootikud, ei saa öelda, aga selline tavaneurootilisus on hoomatav osa ühiskonnast, nii et suurem jagu me tõesti olemegi sellised, aga see ei ole üldse nagu halb asi. Et ärevus on meile evolutsiooniga kaasa pakitud, kui me ei oleks valvsad ümbruskonna ohtude suhtes, siis me sureksime välja liigina.
Aga tuleme korraga selle teema juurde, mida sa juba mainisid, et vahel ongi tarvis spetsialisti juurde minna. Ja kui me nüüd räägime lastest ja noortest, siis me teame ka, et meil on koolipsühholoogia väga palju puudu, et umbes pooltes koolides on koolipsühholoogid ja pooltes järelikult ei ole. Ja kust sina soovitaksid alustada, et kui ma näen lapsevanemana, laps läheb kooli ja seal on raskusi ja seda laadi raskusi, millega tundub, et õpetaja igapäevaselt ei suuda toime tulla, et kust üldse alustada või millised on need märgid, millal peaks sekkuma, millal peaks spetsialisti poole pöörduma? Lapsevanemana sa peaksid juba selle läbi mõtlema, et kuhu keskkonda see laps mul läheb, et kas see on rahulik kool, kus on reeglid, piirid, laste hoidmine paigas, kas klassid on meeletult suured või nad on mõistliku suurusega ja sealt edasi, et ma hoian oma lapse igapäevarutiinid paigas, et ma ei paisuta üle tema kogemuste hulka loendamatute trennide ja ringidega, vaid et need on talle piisavas koguses ja mul on endal ka oma lapse jaoks aega, ehk et ma saan tema kogemused temaga koos üldse läbi sünteesida, vastu võtta, kui mul endal ei ole selle esimese, teise ja nii edasi klasside kõrval aega üldse, siis minu lapse nii-öelda kogemused jäävad vastu võtmata. Et need on nagu need asjad, mida ma ennem pean tegema. Millised on meie hommikud, õhtud, päevarutiinid, vestluste ja mänguajad. Ja siis see, kui mu laps on tõesti koolis ja seal on, ma saan aru, et tal on seal mingisugune mure. Algklasside laste kõige suurem mure on see, et kas mul sõbrad on. Ja kuidas ma oma õpetajaga läbi saan, et kas ma meeldin talle, kas ta on minuga tore. Need on nende kõige suuremad asjad. Kui neil sõpru ei ole, siis see häirib neid palju rohkem kui see, et teil võib-olla lugemise või matemaatikaga ei lähe hästi. Et see tuleb tasapisi, aga alguses on oluline, et tal oleks suhted head. Ka nendele saad sa vanemana kaasa aidata. Et kui sa oled sellises asjalikus, sõbralikus kontaktis oma lapse õpetajaga ja teiste vanematega, siis sa nendega koos lood seda sootsiumi, mis tema ümber on, et need, kellel on raskem suhteid luua ja hoida, et ma ise aitan kaasa ja ma aitan kaasa ka seeläbi, et ma ei vastandu teiste vanematega, ma otsin neid koostöökohti ja suhtlemise punkte, see on hästi oluline tegelikult, mida me täiskasvanutele sinna kõrvale loome ja koolikeskkonnas muidugi peaksid olema psühholoogid, see ei ole mitte nagu nii, et üks kool, üks psühholoog. 500-800 last seal peaks olema 2 psühholoogi, 800 lapsega koolis tegelikkuses 2 kvalifitseeritud väljaõppega psühholoogi, kes on seal kohal. Sellepärast, et me ei räägi veel praegu siin väga palju suurtest koolikriisidest, aga ka Eestis on olnud ikkagi lapsi, kelle suitsiidkäitumine või mingil muul moel väga reaktiivne käitumine koolis vajab kohe sekkumist. Ja tegelikult, et seda ennetada, koolipsühholoog peaks olema selles koolikeskkonnas, ta on nagu selle kogukonna loomulik osa, kellel on ka pidevalt pilk peal, mis meil siin toimub, kus tekivad pinged, kus lapsed ei saa oma vahel läbi, millises klassis on kedagi vaja aidata, et need sõprussuhted tekiksid seal. See ei ole nagu nii palju selline, et kui probleem tekib, et ma lähen psühholoogi juurde, siis ta kuidagi tinistab ära selle probleemi, et see reaalselt ei ole. Pidev töö inimestega, nende meelega kontaktis olemine ka õpetajatega, nendest lastest, kes meil on seal murelastena silma torganud rääkimine, see on tegelikult pidev töö, mis hoiab ära selle, et suuri plahvatusi ei teki. Rääkimata sellest, et kui sul on see kurb laps seal koolis ja neid on palju seal, et sa peaksid temaga regulaarselt turvalist kontakti saama hoidma, mitte sa ei lenda korra kuus kuskilt keskkontorist korraks sinna midagi askeldama, et see ei ole nagu töö inimestega, inimese meel või see vaim, millest me täna räägime, see tahab stabiilset ja rahulikku kontakti ja see võib olla täiesti siuke tunne, et nad ei tee mitte midagi, et nagu isegi mõnikord on jumala vait, aga see sinu meeleruum, mida sa annad selle rahu tekitamiseks, see on hästi oluline, et sa märkad, kes mul siin on hädas, kus tekivad pinged. Mõnikord see koolipsühholoog suudab selle kooli koridoris mõne väga olulise protsessi pidurdada mingisuguse olulise vestluse või märkamisega, et nad peavad olema koolis kohal ja neid on ilmselgelt Eestis puudu ja Tallinnas, kus on suur linn, suured pinged, väga palju eripalgelisi inimesi koos, siin on kindlasti vaja, et koolides on psühholoogid kohal. Aga nagu me teame, probleem on selles, et spetsialiste üldse on vähe tegelikult ja kui nad
ikkagi selle hariduse omandavad ja selle raske kutse endale valivad, siis nad lähevad tööle erameditsiini sellepärast, et koolipsühholoog saab õpetaja keskmist palka, kui läheb hästi, enamasti vähem. Ja erameditsiinis räägime kahekordsetest või veel suurematest summadest, et kuidas seda lahendada. See ongi põhimõtteliselt see, et millal me hakkame siin Eestis väärtustama neid inimesi, kes teiste vaimu, psüühika eest hoolt kannavad, mis on nagu meeletu väärtus. See on tervise väärtus, see on turvalisuse väärtus, see on ühiskonna stabiilsuse väärtus. Nii et ega siin nagu väga pikalt ei peakski mõtlema, kuigi sellega armastatakse venitada nagu õpetajate palkadegagi, kes tegelikult on samamoodi meeletult stabiilsuse ja laste vaimse tervise ees seisjad, samamoodi kui nad on õpetamise ja hariduse ees seisjad. Et see, millisel moel tunnevad koolis töötavad inimesed ennast, see on tegelikult see, kuidas meie lapsedki väga palju ennast tunnevad. Nad on koolis väga pikki päevi, väga olulisi tunde, pluss nad peavad tegema väga intensiivset vaimset tööd, arenema, õppima, omandama. See tähendab, et nende meel peab olema rahulik ja nendel täiskasvanutel seal ümber peab hea olema. Muidu nad ei saaks oma tööd hästi teha. Nii et absoluutselt nii riik kui kohalik omavalitsus peab kindlalt tegelema sellega, et koolipsühholoogide palgad, nende olemasolu ja ka selline nagu moraalne turvatus, et need ei ole kuidagi juhuslikkudena seal koolis, vaid et neil on oma nii-öelda tiimid, nad on kooli meeskonna vaieldamatud osad, et ta ei pea kuidagi enda eest veel eraldi seisma või õigustama, et ma olen ka siin olemas, et ta on nagu nii essentsiaalne osa kooli keskkonnast, et nii koolijuhid, kohalik omavalitsus kui tegelikult riik laiemalt peab väga nendest hoolt kandma. Tõstma palkasid? Palkasi absoluutselt, sellepärast, et koolipsühholoog on elus inimene, kes sööb samamoodi, tal on lapsed samamoodi ja ta ei tööta missioonitundes. See on nagu hästi kummaline kujutelma, et abistavad spetsialistid töötavad missioonitundest. No ei ole nii, nad on ikka ka lihast ja luust inimesed, kellel on enamasti õnnelikud lapsed ja perekonnad, kes täpselt samamoodi tahavad hoolt kandmist. Kui meil oleks igas koolis psühholoogi, suuremas koolis 2, kas see tähendaks, et me tegelikult ka, kui me räägime ravijärjekordadest väljaspool kooli, kui tõesti on lapsel mõni akuutne probleem ja ta peab minema lastepsühholoogi, psühhiaatri juurde, kas see oleks üks võimalik lahendus ka tegelikult pikkadele ravijärjekordadele? Ja kindlasti, et ega arstidel ei ole midagi selle vastu, et inimesi aidata, aga arstid on targad inimesed ja näevad seda süsteemsust, mis tulebki sellest, et kui need keskkondades saadav abi või probleemid, mida seal on võimalik ennetada, näiteks see, mida kool teeb koolikiusamise võtmes, mis on ära lahendatud. Et nii palju asju on võimalik teha palju rohkem lapsele lähemal tema keskkonnas, ennetades ja ka, olgem ausad, väga paljusid lapsi on vaja märgata jätkuvalt. Ma väga ei armasta seda sõna, et kõik muudkui märkavad, aga tõesti väga kohmetud inimesed, kehvasti suhtlevad noored, kellel on üli halb olla. No keegi peaks olema nii terase silmaga, et ta saab aru, et selle näilise heaolu ja vaikuse taga, ülikorraliku soorituse taga on tegelikult plahvatus tulemas. Nii et ka selleks on seda tarka silma sinna kooli vaja. Nii erakorraliste laste märkamiseks ja õigel ajal abi juurde suunamiseks, kui ka tegelikult väga palju ikkagi selliste kalliks minevate tervishoiukriiside ennetamiseks. Me hoiame väga palju raha kokku, kui me aitame lapsi nende igapäevastes keskkondades. Ja see kogu selle keskkonna läbimõtestatus ja nende inimeste töö, kes seal on toetamine, see on tegelikult kulude kokkuhoid. Kui palju me saame kuidagi kõrvalt aidata, sest selline empiiriline vaatlus kinnitab, et väga palju on tegelikult lapsi, kes vajaksid abi, toetust, mingit sekkumist, ühel hetkel võib-olla nad jõuavad ka mingi diagnoosini, ATH, kuskil seal autismispektril, aga lapsevanem ise ei ole valmis kuidagi sellele otsa vaatama või päriselt spetsialisti juurde minema, et kuidas sellises olukorras sõbrana, klassikaaslase, vanemana, õpetajana, kui palju meil on võimalik kuidagi abistada, toetada?
No tegelikult on, sest et selle inimese sees on väga tihti trots mingisuguste süsteemide vastu, kes teda on kunagi lapsena korrastanud, karistanud, nimetanud, tõuganud eemale. Väga paljude selliste vanemate sees on kunagi koolis mööda näppe saanud mees või poiss, tüdruk, keda on halvustatud. Ja tal on tekkinud usaldamatus mitte abi, vaid lihtsalt iga väljapoolt tulev kontakt on tema jaoks selline, et mida te tahate, te kindlasti ütlete mulle midagi halvasti. Et hästi oluline on see, et kuidas need inimesed, kes selle vanemaga kokku puutuvad ja jälle taaskord koolis on väga tihti need kired lõkkel, et erivajadusega lapsevanem võib olla väga pinges tajuda, et kõik tahavad teda ja tema last ainult kiusata. Et see, kuidas need inimesed koolis võtavad kontakti nende vanematega ja muidugi ka, kuidas klassi teised vanemad käituvad. Meil on väga palju ikkagi ka seda, et nokitakse silmad peast ära, et viige see laps siit minema, meie teda mingil juhul ei toeta. Et see, kuidas teised vanemad, kuidas see spetsialistide ring nagu räägib asjadest, et kas on see toetav, on see selline kaasav, või seal on juba eos siuke, et nad on nii lootusetud, siin on ainult luuseritega tegu, et olekski hea, kui saaks neist lahti. Et lihtsalt kui inimesed on nendel hetkedel ja märkavad ennast kõrvalt, et nad üritavad keeleski nii-öelda vabaneda, siis ega see inimene oma murega siit Eesti riigist kuhugi väga kaugele ka ei lähe. Et ta jääb ikkagi kuhugi kellegi juurde, nii et kogukonnana meil on nagu mõistlik hoida ja aidata neid siis, kui nad on meie kõrval sellel hetkel, kus meie võimalused on. Ja nagu hästi oluline on see, et me nagu ei vastandu, ei sildista, et selle teise inimese reaalsuse ka kuidagi suudame omastada. Sest tegelikult nii me saame ühe terve tubli inimese endale juurde, võib-olla terve perekond tunneb, et ta on toetatud, lõpeb ära selline reaktiivsus, keegi suudab nagu aru saada, et mulle pakutakse ka abi, mul on toetus olemas, mul on koht selles ühiskonnas olemas. Ja tegelikult see kaasav kooliõhkkond on lahendanud väga palju probleeme, rääkimata sellest, et see laps koos oma vanematega jõuab abi otsima, mis on nagu selle asja tuum, et me seda last maha ei mängiks. Jah, eks ta vist ole osa laiemast küsimusest, mida võetakse kokku ingliskeelse fraasiga not in my backyard, ehk siis, et ma olen väga kaasava hariduse poolt, aga ainult siis, kui need lapsed ei ole minu lapse klassis, jah. Ja jällegi mulle siinkohal meenub, minu meelest see oli väga liigutav, väga hästi kirjutatud lugu Levilas sellest, kuidas me kõik oleme osa lohest ja kes ei ole sattunud seda lugema, siis väga soovitan lugeda, aga lühidalt kokkuvõttes siis see lohe kujund oligi, see kõneles ühe poisi, tänase mehe isikliku loo, kuidas tema emal hiljem selgus, et on ka isiksuse häire ja tõepoolest ema ei olnud igal hetkel võimeline lapse eest vastutama. Ja kuidas siis lohe on kõik need inimesed seal ümber, õpetajad, teised lapsevanemad, võib-olla vanavanemad, kui läheb hästi, kes siis saavad märgata. Ehk siis mulle tundub jah, et me päris tihti, meil on endal ka palju muresid ja me tegelikult või tahame ka võib-olla silma kinni pigistada, et ma näen, selle lapsel on keeruline, tundub, et emal ka ei ole kõik hästi, aga see ei ole ju ka otseselt minu mure. Ehk siis jah, võib-olla, et kuidas ka enda sees seda lohet rohkem üles leida. See ei pea ju maailma pea peale keerama, mõnikord piisab sellest, et sa lihtsalt käitud, mõnikord piisab sellest, et sa lihtsalt naeratad talle, kui ta on hädas seal ja sa annad endale aru, okei, minu tänased piirid on selle koha peal, et üks pingutus veel ja ma kukun ise ka koos oma lastega küllili. Et see on nagu normaalne, et sa mõtled oma jõuvarude peale, aitajad peavad ka seda mõtlema, aga me saame teha väga palju väikseid asju, kas või see, et sa vaatad teisele otsa, naeratad talle, teed enda kõrval ruumi, kui ta on kuskil, no reaalselt, kui ta seal kuskil inimesed trügivad bussipeatuses, nad trügivad bussis, nad trügivad laulu peal, kõik need väikesed asjad, kuidas sa igapäevast elu elad, mõnikord tekitab sellest teisest inimesest, kes on parasjagu, kellel on siuke lapselik tunne, et nii kogu maailm on minu vastu, tekitab selle helge tunde, et keegi, ma mahun ka kellegi kõrvale ära ja täpselt seal samas koolis. See ei pea olema see, et kus tormab professionaalina kogu seda elu päästma, kui sa oled lihtsalt teise lapse vanem.
aga sa võid kaaluda, et kas see laps saab ka minu lapse sünnipäevale tulla või et kas ma lastevanemate koosolekul toetan seda ema, kelle vastu kõik seal parasjagu mingid sõna võtavad või et kas mina kirjutan alla sellele kirjale, mis nõuab, et see laps läheks siit lasteaiast või koolist minema. Et kõik need asjad on tegelikult inimlikud teod, kus me saame mõelda. Ja kui sa mõtled omakasupüüdlikult, siis mõtle niimoodi, et kui see poiss ei saa täna haridust, siis tast tuleb üks kuri mees, kes joob ja kihutab purjuspea ringi ja siis ta sõidab sulle endale, sinu lapselapsele kuskil autoga vale ajal otsa ja kogu lugu. Ehk et mõtle siis niimoodi, et iga selline tegu tasakaalustab kuskilt seda, et rumalust, vihkamist, vägivalda jääb vähemaks. Ja kas äkki siis üks võti võiks olla ka selles, et anonüümsust oleks vähem ja selge see, et kui klassis on 24 last, ma ei saa kõikide nende vanematega parimaks sõbraks saada, aga vähemalt mul on võimalik nendega tuttavaks saada, ehk siis ka seda pidi ikkagi hoida isiklikult kontakti, sest kui ma ei tunne neid inimesi, siis mul on ka raske neid aidata. Ja sellised lihtsad asjad, et kui sa tuled ruumi, sa vaatad teistele silma, ütled tere ja tutvustad ennast ja tutvud teistega. See on ka üks samm edasi, mitte nii, et kõik hoiavad eemale, vaata silma üksteisele, ei räägi, keegi ei tea kuni põhikooli lõpuni, kuni gümnaasiumi lõpuni, kes need teised seal kõik olid. Igasugused sellised normaalse käitumise avaldused tegelikult toetavad seda, et sotsiaalne sidusus on inimeste vahel parem. Muidugi, et kui sa saad kellegi, ja sa võidki avastada, et ta on neetult lahe tegelane ja sul on endal huvitav temaga rääkida. Nii et absoluutselt. Inimesed, kui nad vaatavad üksteisele otsa, saavad tuttavaks, nad ei ole mingi anonüümne, keegi kuskil võõras paha, kelle peale saab öelda, et jaa, las ta lähebki minema, las ta lähebki kehvasti. Sest et sellisel moel sa ka iseenda eest hoolitsed. Ka sina ei tohiks muutuda kellegi teise jaoks anonüümseks, pahaks, veidraks, valeks. Me iseenesest ju teame, mis need asjad on, mida me saame kõik teha, peab piisavalt magama ja peab tervislikult toituma ja võiks liigutada ennast ja tegeleda sellega, mida sa päriselt armastad. Ja? Aga laste näitel, kui alustada sealt otsast, et tegeleda sellega, mida sa armastad, kooli mõned armastavad, aga mitte enamus. Ja? Ehk siis me räägime võib-olla pigem huvitegevusest. Huvitegevus, tean oma laste pealt, on küllaltki kulukas tegevus kokkuvõttes, ja? Kui sa tahad päriselt võimaldada tal teha täitsa mitut asja, mis talle meeldib. Ja me elame endiselt riigis, kus majanduslik ebavõrdsus tegelikult tõstab pead. Ja kuidas sa näed, kuidas seda lahendada niimoodi, et iga laps saaks tegelikult teha seda, mida ta armastab? Ja mitte nagu tippspordina või tippsaavutusena ja ainult valituna sellesse gruppi, mis on hästi oluline. Ikkagi selle läbi, et kogukonnad, ehk siis tänasel hetkel me räägime kohalikust omavalitsusest ja sellest, mida tema saab teha oma elanike ja laste heaks. Ikkagi see, kuidas sa laste huviharidust ja nende sporti toetad. Ja just nimelt, et kui su laps on üldse mitte üliandekas joonistamises või jalgpallis, et tema saab ka seda asja teha. Sellepärast, et selline tühi aeg, kus ta ei tegele mitte millegiga, seda peab laste puhul vaatama. Ja muidugi on mõnusat vaba aega vaja, aga et ikkagi päevades oleks ka midagi, mis on arendav ja mõtestav. Muuseas seda tervislikku toitumist, sellega ei tasu ka liiale minna, et kui sa sellest nagu teed mingi asja iseenesest, siis saab ka sulle vastu töötama, nagu kõikide asjadega liialdamine. Aga kindlasti kohalik omavalitsus peab seisma selle eest hea, et laste huviharidus ja spordiharidus sellisel kaasaval moel, et kõik tunnevadki seal klubis hästi ennast, et see on nagu, ma olen siin tere tulnud ka siis, kui ma ei ole super andekas sellel alal, aga mulle endale läheb see väga korda. Koolis on muuseas sama, et kui laps tunneb, et ta on sinna oodatud ja kaasatud, siis talle meeldibki seal käia, ehk et matemaatikat ongi mõningad raske õppida ja kehaline võib ka olla jube raske, aga kui sa oled nagu, kui laps saab aru, et ma meeldin neile ja nad ootavad mind siia ja nad elavad mulle kaasa, siis ta tahab ka seda teha. See on nagu lapse kasvatamises kodus ka tegelikult nii. Mõned lapsed pesevad väga korralikud hambaid ja söövad juurvilja, sest need on nii lahedad vanemad. Esiteks nad pesevad ise hambaid ja söövad juurvilja, aga veelgi oluline, nad on sellised fun, nad on rõõmsad, nad on nagu okei, täna läks meil nagu käest ära, me jätsime kõik, sõime rämpstoitu, aga muidu me oleme rõõmsad ja toredad ja ikkagi teame, mis on tervislik ja teeme ka seda.
kui me räägime liiga tervislikust toitumisest, kas me tegelikult vahel räägime ka söömishäiretest, üleliigsest, võib-olla sellisest fiksatsioonist oma kehakaalule ja... Absoluutselt. Ortoreksiast anoreksiani ja siis selle hetkeni, kui sind peab juba erakorralises meditsiinis aitama ja sa oled pikki kuid, pikki nädalaid psühhiaatri haiglas ravimas oma söömishäiret. Et jah. Kuidas me sellest saaksime oma noori toetada, millise eeskujuga kodus? Tasakaalu ja paindlikkuse õpetamisega, et sellised äärmused enamasti võivadki kätte maksa, ehk et noor inimene, kui ta on väga stressis, väga pinges, siis selline askeesi, kontrolli laskumine ja näiteks ka läbi toitumise ja liikumisharjumuste kontrollimise võib ka olla tee haigeks jäämiseni, aga kui sul on võimalus nagu iseenda ebatäiuslikkusesse suhtuda sellise rahuga ja nagu näha ennast ajas, et see on muutumas, sellel tänasel hetkel on mul raske, aga mind toetatakse sellisena, kes ma olen, mind aktsepteeritakse sellisena, kes ma olen, sealhulgas minu tunded on aktsepteeritud sellisena, nagu nad praegu on, siis mul ei ole vaja neid hakata mingil üliäärmuslikul meetodil tasakaalustama. Ma ei pea hakkama kõike meeleheitlikult kontrollima, et seda ängistust iseenda sees vaos hoida, vaid et ma saan endasse rahulikumalt suhtuda ja ma ei pea tegema midagi väga äärmuslikku, et hingerahu leida. Ma ei pea oma toitumist või sporti hakkama äärmusesse viima selleks, et saada hinges rahu. Kas need on ka mingid väikesed asjad selles, et me ju soovime oma lastele parimat ja pakume neile brokkolit, kus vähegi võimalik, aga et võib-olla ka siis jälgida oma ärevust nendel päevadel, kui ta on otsustanud süüa friikaid ja võtta ühe Coca-Cola ja mitte minna hüsteeriasse sellest? Absoluutselt, see on õudselt ebameeldiv kogemus, kui su ema läheb endast niimoodi välja nii maiste asjade pärast nagu friikartulid. Nii et suurema tõenäosusega, kui ta suhtub sellesse sellise teatavat laadi kannatliku huumorisoonega, siis te liigute sealt rahulikumalt järgmistesse päevadesse, kui sa tõesti arvad, et brokkoli ongi päriselt jumala hea asi. Kui korra vaadata neid liikumisharjumusi, see ka tihtipeale tähendab rahalist väljaminekut, nagu üldse vaimse tervise hoidmine, nagu me aru saame, on päris kallis lõbu, jah? Kui selle nagu üle ei mõtle, et see on natuke nagu see sama, et kui laps nutab, siis on talle vaja kliinilist psühholoogi või et sport on ainult mingi üli fancy asi. No tegelikkuses, mis lastele kõige olulisem on igapäevane aktiivne liikumine värskes õhus. Et ja siin sa saad jumala palju vanemana ise elus alal hoida seda asja, et sa ise vead ka ennast sinna välja ja iga ilmaga lähed välja ja ta mängibki sul mänguväljakutel või kui ta on suurem, siis ta väga palju on ikkagi ka või välikeskkonnas olevaid spordivõimalusi või ka lihtsalt igapäevaseid liikumisharjumusi, et ma valin jalgsi kõndimise, jalgrattaga liikumise seni, kuni see on võimalik, jalgsi kõndida on Eestis võimalik aasta läbi, kui sa lihtsalt paned endale kohased riided selga. Need ka sellised nagu igapäeva eluharjumused, mis on normaalsed ja mitte kallid. Kõndimine ei ole kallis, ise teed seda. Et siin tasub ka neid asju nagu mõelda. Et elu ei alga sellest imelisest punktist, kui mul on kõik täiuslikud vahendid ja võimalused ja võt siis mina hakkan terveks. See on nagu suhteliselt kehv projekt, sellega sa põrud. Ja see vist on ka eeskuju küsimus, et kui ma väga soovitan lastel liigelda rattaga ja jalutada kooli ja ise sõidan autoga tööle, siis see vist ei toimi. Absoluutselt, ehk et lapsed tegelikult ei õpi nii palju meie jutust, vaid meie käitumisest. Inimene õpib teise eeskujust ja siin sa saad nagu kõikides valdkondades liikumisest, söömisest, nutist, kõigest ta vaatab sinu pealt, kuidas sa ise ees käitud. Kui korra tulla natukene tõsisema teema juurde tagasi, me teame, et noorte hulgas on liiga palju enesetappe. Meil on Eestis üldse liiga palju enesetappe ja me armastame öelda, et enesetapp on ennetatav. Et tegelikult iga enesetapp on ennetatav. Kuidas? Kui ma nüüd vaatan näiteks lapsevanemana, et millised on need märgid, mille põhjal ikkagi väga murelikuks muutuda ja kuidas tegutseda?
isegi enne, kui sa neid märke pead mõtlema, sa pead mõtlema seda, kas ma olen temaga kontaktis, sest et üks suur riskifaktor on üksildustunne, eemale jäetus. See on sõltumata vanusest suur risk. Ja kui sellega kõrvale tuleb lootusetus, kui stressis saab ärevushäire koos depressiooniga või mingi muu psüühikahäire vallandub ja inimesel on juba palju raskem mõelda selliseid optimistlikke mõtteid, et siis ongi juba natuke nagu keerulisem sul üksi aidata teda. Et siis sa peaksid juba spetsialisti abi otsima, aga enne seda ja tegelikult kogu aeg on see, et kuidas sa püsid kontaktis tema reaalsusega, kui palju sa tead tema maailmast, kuidas on teil kokku lepitud, millal ta kindlasti sinuga jagab seda, mille keskel ta on. Või et ka hoida sellised suhted, et sa saad küsida, ilma et sind pikalt saadetakse, et kuule, kuidas sul nagu päriselt läheb. Ja selle arvuseks, et ta tahab sulle rääkida, kuidas sul päriselt läheb, on see, et sa ilma hinnanguid andmata oled valmis teda kuulama. Ja see on midagi, mida sa võiksid vanemana õppida, kui sa veel ei ole õppinud. See aitab sul oma eraelus kõikides valdkondades hakkama saada, mitte ainult oma lapsega, vaid ka oma ülemusega, oma mehega, oma emaga, et kuidas sa teist inimest kuulad. Et kas sinus on hinnangud, mis kohe sööstavad platsi või sa aktsepteerid tema tundeid, tema arvamusi ja sellelt pinnalt tuleb ka see meeleheitlikkusse olukorda, lootusetust taju, suitsidaalseks muutunud laps sinuga rääkima sellest, mida ta tegelikult kogeb. Et talle on mingisugune, lastel on mõnikord väga lihtsad asjad, mis need viivad meeleheitele. Tema elukogemus ongi täpselt selline, et nüüd ongi maailma lõpp käes. Et selleks, et ta oleks igapäevaselt valmis jagama sinuga, siis sa pead olema sellega tegelenud sellest päevast saadik, kui ta sünnib sul. Mitte siis, et ta on teismeline, muutub sulle niikuinii muutub teismeline mõistetamatuks ja ta tahabki eraldi olla, see on normaalne, sest et ta eraldub sinust, temast on saamas eraldiseisev inimene. Aga ka teismelised on täiesti, nad tegelikult reaalselt tahavad vanematega rääkida. Poisid, tüdrukud reaalselt tahavad. Kui neil on kontakt olemas, kui nad tajuvad, et vanem on tema suhtes aktsepteeriv. Aga kui need on läinud niimoodi, et ma ei ole osanud märgata ja ta on saanud teismeliseks ja ma ei loonud seda kontakti siis, kui ta oli alla 3-aastane, kas siis on kõik kadunud? Ei ole, kunagi ei ole miski kõik kadunud. Või mis on need teed? Ma mõtlen, meil on ka väga palju erinevaid ju teraapiasuundi, et kuidas üldse selles orienteeruda, et kui me räägime sellest, et ravijärjekorrad on pikad ja inimesed ei saa vajalikku abi, et kuidas üldse näiteks lapsevanemana, mulle tundub, ma ei saa teismelisega kontaktida, on juba kuid, nutab, tundub, et see on ikkagi algav depressioon, et kuhu üldse pöörduda, kust alustada? Kui sul on väga hästi, siis sul juba on perearstil olemas siuke tore meeskond, kus töötab psühholoog ja vaimse tervise õde, kes oskavad sinuga neid teemasid lahti arutada. Väga tihti on teismelise vanema reaalsus see, et laps ei taha temaga kuskile kaasa minna, et vaata ise, mis sina oled see, kes peab otsima abi ja vaata, tegele ise. Ehk et siis ongi normaalne rääkida selle spetsialistiga, et kuidas mina käitun, mida ma saan öelda, mida ma ei saa öelda, millised kriisiplaanid mul peaksid olema läbi mõeldud, sa saad spetsialistiga minna rääkima. Kui pereterapeudid on hästi head kaaslased selle rajal. Kui veel nii suur kriis ei ole, siis vanema haridus on hästi väärtuslik. Kuidas ma oskan suhelda sellisel moel, et mu laps on minuga nõus kaasa tulema, ma saan seda toetada ja nii edasi. Et kõik need asjad võiks alati mõelda, et ma juba valmistun selleks, et mul on keerulised ajad ees. Aga perearst, pereterapeut, nemad kõik oskavad sulle tegelikult rääkida, mida võiks teha. Lastekaitsetöötajaid ei kiputa üldse meeles pidama. Nemad on väga kogenud kriitiliselt käituvad tasakaalutute laste ja perede koha pealt. Mine räägi oma lastekaitsetöötajaga. Ta oskab sulle nõu anda, kuidas käituda, mida teha, kus selles piirkonnas, kus sa elad, abi edasi küsida. Kõik sellised asjad. Jah, me jõudsimegi ühe teema juurde, et mida koolis ei õpetata. Ja see on lapsevanemaks olemine, mulle tundub. Me õpime väga palju väga erinevaid asju, millest osasid läheb elus vaja ja teisi vähem. Aga väga paljud meist saavad lapsevanemateks ja kui see päev on käes, siis mulle tundub, et ka paljud kogevad seda, et ma tegelikult ei tea üldse.
ja kui me räägime sellest vanemaharidusest, teame, meil on Eestis täitsa mitmeid erinevaid programme, Imelised aastad, Tark vanem, Kordane perekool. Kust sina soovitaksid alustada? Kui sa oled väikeste laste vanem, siis uuri välja, kas sinu piirkonnas on perepesad juba käivitatud. Perepesas saavad vanemad nii tuge kui ka nõuandeid ja väga hinnatud. Siis väga paljud on jõudnudki mitmes kohas käia, kes on Kordani perekooli läbi käinud, jällegi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad enamasti omavad päris head ülevaadet ja väga paljudes piirkondades ka toetatakse, et vanem saab seda vanemaharidust endale võimaldada. Küsi nende käest, otsi võimalused nende abil välja, aga tõesti tarkvanem.ee kodulehekülg näiteks on väga inforikas, seal ka on väga palju kirjas igasugustel teemadel, mida teha, millal teha, peaasi.ee vaimse tervise suurepärane infokogum. Nii et loe neid ennem ja tegelikkuses pea nõu oma perearstiga, kes on targad inimesed, kellel on päris palju infot koondunud, kes saavad lastepsühhiaatriga e-konsultatsiooni kasutades nõu pidada, sealt saab kiiresti teada, mida veel teha, nii et tegelikkuses hakka otsast peale ja väga palju abi on olemas, et see niisugune praegune levinud itk, et mitte midagi ei ole, et see ka ei vasta tõele, et on küll. Ja peaasi.ee kaudu on võimalik ju ka noortel alla 26 aastastel saada ka kiiresti nõustamist saada, just. Aga kui palju sa näed, et kui nüüd need sammud ei ole töötanud, mida ma olen ise proovinud ennetavalt teha, et kas meil reaalselt tegelikult on tarvis meditsiinisüsteemi rohkem lastepsühhiaatreid ja psühholooge? Ja muidugi on, sellepärast, et kui meil on selline soliidne arenenud riik, nagu me tänaseks hetkeks juba oleme, siis loomulikult peab seal olema ka korrektne lastepsühhiaatriline abi. Ja arstide väljaõpe on jätkuvalt pikk protsess, aga väga paljud noored arstid on teinud otsuse jääda Eestisse, mis on iseenesest juba väga positiivne areng. Aga praegu reaalselt, et nad saaksid Tervisekassa süsteemis töötada, on neil vaja ka reaalselt neid töökohti, nii et kui mõelda Tallinna Lastehaigla vaimse tervise keskuse peale, siis see maja on nagu superkoht, kus on suurepärane tiim, aga see maja on juba väikseks jäänud. Nõudlus abi järel on väga suur ja tegelikkuses see maja sai ehitatud nii, et teda saab ehitada kõrgemaks, seal on olemas võimalus teha 3. ja 4. korrus peale, see on täiesti pikalt läbi mõeldud. Ehk et siin jälle ma olen väga tänulik selle eest, et Tallinna linn on täiesti praegune linnavalitsus ja sotsiaaldemokraatide üldine lähenemine on selline, et teeme ära, pole probleemi, et ehitamegi ja aitame selle keskuse suuremaks ehitada ja siis need noored inimesed, kes sisuliselt on õppes ja Eestis olemas siin samas Tallinnas, selleks, et nad tuleksid, on neil vaja seda kohta, kus nad mahuvad ära, aga neil on ka vaja konkurentsivõimelist palka, nii nagu sa ütlesid, et miks mitte minna erasse, kus nii psühholoogil kui alustaval psühhiaatril on kordades suuremad palgad, kui on Tervisekassa süsteemis see võimalik. Me peame austama spetsialiste, me peame meie noori arste austama, neil peabki olema võimalus saada normaalset palka, et töötada Eestis ja anda oma panus siia. Nii et kõik need arengud on ka absoluutselt kaalukad praegu laual hoida. Kui tulla veel korra tagasi võib-olla alguse juurde, Marju Lauristin minu meelest on öelnud, et vahel, kui sa oled väga-väga kurb ja tõesti sinu esimene armastus on su maha jätnud ja sa nutad juba 3. päeva, et siis ei olegi vaja antidepressanti, vaid siis on võib-olla vaja lugeda üks luuletus. Kuidas sa seda tajud, kultuuri mõju vaimse tervise hoidmises? Väga, sellepärast, et kultuur annab sulle võimaluse endale heita pilt kõrvalt, saada ka seda samastumise kogemust, kui ma praegu mõtlen erivajalik teatrumist näiteks või ka soo, mida samuti just alles vaatasin, kus inimeste ja tõesti kõikide erinevate pereliikmete väljakutse, valu ja katsumus on imehästi nagu välja toodud ja hästi kaastundlikult nagu käsitletud. Et inimesel on võimalus kultuuris saada nii nagu tuge, et need probleemid ei ole ainult minu enda probleemid, on teiste omad ka ja näha ka mingit teist vaatenurka, saada nagu mingisugune tõuge, et asi, mis on kinni jooksnud, läheks uuesti liikuma.
leida endale mingisugune uus mõte, see on absoluutselt vajalik. Et tegelikult ju kultuur ja teater ja kunst laiemalt töötab kogu aeg valusate, keeruliste, vastuoluliste asjade sublimeerimisega, et nad töötavad meie jaoks, ka terve ühiskonna jaoks meie valusaid asju läbi. Nii nagu ema meil oma lapse jaoks seedib läbi tema keerulisi kogemusi, see on nagu vajalik, et inimeseks kasvada, et me õpiksime oma tunnetega toime tulema, siis kultuur tegelikkuses ühiskonna jaoks teeb seda sama nagu ema funktsiooni ja mõnikord ka isa toob midagi väga valulist ja jõulist välja, aga põhimõtteliselt aitab meil nagu koos seedida meie ühiskogemust ja see on nagu meeletult tähtis. Ja kui mõelda selle peale, et Eesti kultuuritöötajad, kes minu arusaamist mööda ei ole üldse üleliia kullatud üle, kogu aeg läbi oma meele sünteesivad kogukonda, ühiskonda, siis see on nagu, ma olen väga tänulik, et see nii on. Et see panus on kogu aeg meil olemas. Et me niikuinii inimestena ühiskonnana kogu aeg areneme ja kõik osapooled on hästi tähtsad ja nii nagu arstid ravivad meie hirmu, valu ja kannatusi, kui nad on muutunud haigusteks, siis kultuur tegeleb sellega siis, kui ta ühiskonnas meid proovile paneb. Nii et mul on hea meel, et eestlased armastavad teatris käia, armastavad olla kultuursed ja ma väga loodan, et me jääme selliseks. Et me ei muutu selliseks reaktiivseks, ei metsistu, vaid et me ikkagi jääme nendeks hariduse usku, kultuuri, kirjanduse, kunsti usku inimesteks, kes nagu säilitavad just ka sellise kõrgema vaate iseendale, et me ei lähe sellise igapäeva kempluse lainele, mis teeb meid madalaks. Et me oma kõrgemad väärtused ka hoiame alles. Just nii. Suur tänu. Minu külaline täna oli lastepsühhiaater Anne Kleinberg. Rääkisime sellest, kuidas on eestlaste vaimuseis. Nii et käige värskes õhus ja lugege luuletusi. Aitäh kuulamast ja vaatamast!